Rumeenia tõmme. Algasendi puhul on meil kang juba kätte võetud ja veendume ka jalgade puhul, et jällegi meie kannad, meie põlved, meie puusad on ühel joonel ja haarem kangist on siis õlgade laiune. Nüüd Rumeenia tõmmet me alustame tegelikult ülevast asendist. Ehk siis, mida me teeme, on see, et me isoleerime ära kõik selle töö, mis käib peamiselt läbi puusaliigese. Liikumissuuna puhul, mida me nüüd peame silmas pidama, on see, et me hakkame läbi puusa ette kallutama. Ehk siis meie eesmärk on tõmmata puusa võimalikult taha. Me lükkame oma puusa nii taha, kui saame ja veendume selles, et meie kang libiseks mööda reisi alla. Me võime sihtpunktiks jätta, et kang tuleb põlved ette või veidi alla poole. Lihtsalt, mida me tahame teha, on see, et võimalikult vähe sellist reia osalust siin eestpoolt kaasa saada. Ja üles tagasi me lükkame puusad ette. Kehatüvi on pingestatud, rinnast oleme pidevalt ees ja veendume, et tuleme taga. Me tuleme üles tagasi. Ehk siis kogu asja eesmärk peaks olema puusast ette kallutamine ja ülesse. Allasendis, mida me tahame, on see, et meie põlv jääks otse kanna kohale. Erinevalt tavapärasest jõutõmbest me ei taha seda, et meie põlv liiguks ettepoole kannast, sest vastasel juhul hakkab reis suhteliselt palju tööle ja Rumeenia tõmbega on meie eesmärk hetkel isoleerida ära ainult puusa liikumine ja seetõttu panna ka tööle rohkem tagarühma lihaseid ja üles tagasi. Väga hästi.